tervitan kõiki täna õhtul meie koolitusel, mille teemaks on siis automaatne investeerimine indeksfondidesse. Ja tänase koolituse eesmärk on koos läbi vaadata, mis esiteks teha selgeks, mis asi on indeksfond ja vaadata, millised on meie kui Eesti väikeinvestori võimalused automatiseerida investeerimist indeksfondidesse ja mida selle puhul tuleb vaadata. Me vaatame detailsemalt läbi 3 lahendust, mis on hetkel turul pakkuvad ja tegelikult neid lahendusi on rohkem. Sellest ma ka räägin, aga keskendume täna 3 ja mainime loomulikult ka jätkusuutliku investeerimise teemat. Ja nagu ikka meelde tuletuseks väike lahtiütleja, et koolitus kannab vaid informatiivset eesmärki, et tegemist ei ole investeerimissoovitusega, kõik fondid ja näited, mida me hetkel koolituse käigus toon või räägin, ei ole investeerimissoovitus ja tegelikult enne investeerimisele asumist tuleb teha omapoolne analüüs, millest tuleb lähtuda siis sellest, kui suurt riski ma olen nõus võtma, see sõltub minu rahalisest olukorrast, ka sellest, kui palju mul on jäänud aega siis selle raha kasutamiseni ja muudest faktoritest. Nii et analüüs ja otsuseid tuleb ise endal vastu võtta. Ja kindlasti enne investeerimisega alustamist ei tasu investeerimisega alustada, kui ei ole kogutud säästupuhvrit. Meil oli Instagramis siin väike diskussioon ka, et kas saab paralleelselt koguda säästupuhvrit ja investeerida või enne säästupuhveri siis investeerimine. Mina olen ikka selle poolde, et enne tasub endale varuda vähemalt 1 kuu kulude suuruses säästupuhver, ideaalis enne 3 kuud säästupuhver ja siis juba paralleelselt hakata koguma. Nii et tasub kindlasti läbi mõelda, kui suur säästupuhveri summa peaks just sul olema, arvestades sinu konkreetset olukorda, eluolukorda ja siis, kui see säästupuhver on olemas, siis juba investeerimisega alustada. Ja kindlasti üks hea reegel on see, et ei tasu investeerida seda raha, mida sa kardad kaotada. Ehk eesmärk on see, et ära võtta liigselt riske, millega sa tegelikult ei ole nõus või milleks sa ei ole nõus. Nii et see on selline väike lahtiütleja ja väike meeldetuletus. Ja nüüd asume siis tänase koolituse teema juurde. No küsimus number 1. Meenutus. Kui me räägime investeerimisfondist ja indeksfondidesse investeerimist, siis mis asi see fond sisuliselt on ettevõte, mis siis võtab investorite kapitali ja paigutab seda kapitali summaarselt lähtuvalt siis paika pandud strateegiast investorite kasuks ja ühistes huvides. Ehk sisuliselt mina kui investor, mina soetan fondi osaku. Kui me vaatame välismaa fonde, siis tihti räägitakse lihtsalt stocks, kuigi reaalselt me soetame siis osaku selles fondis ja see fond ise investeerib kas aktsiatesse või väärtpaberitesse ja läbi selle osaku ma saan osa fondi poolt investeeritud varast. Ja fondisse investeerimist, kui räägime investeerimisega, siis tegemist on raha paigutamisega selle kasvatamise eesmärgil, siis tegelikult läbi investeerimisfondi ma saan 2 liiki tulusid saada potentsiaalselt. Number 1 on siis, kui ma tulevikus need osakuid maha müün ja juhul, kui nende osakute väärtus on kasvanud, ehk sisuliselt nendel ettevõtetel, millesse see fond investeerib, on läinud hästi, nende kasum on kasvanud, siis tõenäoliselt see osak maksab tulevikus rohkem ja seda maha müües mina saan enda kasum. Ja teine viis, kuidas on võimalik investeerimisega kasumit investorilt teenida ja ka fondide juures on see, et juhul, kui fond teeb mulle väljamakseid. Ja väljamakseid sõltuvad sellest, millesse fond täpsemalt investeerib. Võib olla 2 erinevat liiki
et põhimõtteliselt, kui näiteks see fond investeerib ettevõtetesse ehk omab reaalseid ettevõtteid, ettevõtte aktsiaid, siis on võimalik, et ettevõtted jagavad osa oma kasumist fondiga ja fond maksab seda kasumit edasi ja jagab seda kasumit investorile. Kui fond investeerib näiteks võlakirjadesse, on võimalik, no tavaliselt võlakirjad maksavad ikka intressi ja on võimalik, et see fond maksab samamoodi need intressid edasi investorile. Ehk on võimalik, et ma saan mingit rahavoogu fondidest, aga see tegelikult juba sõltub konkreetsest fondist, mida ta selle rahavooga teeb. On olemas fondid, mis seda rahavoo eest tegelikult lihtsalt investeerivad seda ise edasi, investorile mulle midagi välja ei maksa, on olemas fondid, mis maksavad seda rahavoogu edasi. Sellest me räägime veidikene tulevikus ka. See on selline pisinuants. Ikka enamik tulust, ma ütleks, kui me räägime fondidesse investeerimisest, üldjuhul, eriti aktsiafondide puhul, tuleb just sellest osakute väärtuse kasvust. Kui ettevõttel ja aktsiaturul ja majandusel läheb hästi, siis arvatavasti meie investeeringutel läheb ka hästi. Mis asi on indeksfond? Tihti, kui me investeerimisega alustame ja me räägime fondidest investeerimist, siis alati tasub arvestada seda, et on olemas sisuliselt kahte liiki fondid. On olemas aktiivselt juhitud fondid, mille eesmärk on siis investeerida lähtuvalt paika pandud strateegiast ehk seda otsust, millesse investeerida, mis ettevõtetesse, mis summad, mis ajahetkel. Seda teeb sisuliselt inimene ja see otsus ta teeb ja lähtuvalt tema otsusest võib vaadata, mis see tootlus tuleb. Et need on aktiivselt juhitud fondid, kus sisuliselt tehakse sellist analüüsitööd ja üksikud otsused tehakse, millesse fondi raha paigutada. Lähtuvalt siis varasemalt paika pandud põhimõttest. Indeksfond on selline fond, mis võtab endale järgimiseks indeks. Ehk sisuliselt indeks on väärtpaberite loetelu ja indeksfondi eesmärk on pakkuda investorile sarnast tootlust, nagu pakub indeks. Nagu pakub sisuliselt see väärtpaberite kogum. See, mis tootlust kogum väärtpaberites annab, seda peaks ideaalis indeksfond investorile pakkuma. Ehk sisuliselt kogu see investeerimise protsess on tegelikult seal ära süstematiseeritud, ütleme niimoodi, et teatud regulaarsusega vaadatakse üle, mis väärtpaberid fondi kuuluvad ja tehakse vajalikud muudatused juhul, kui näiteks indeksis on mingi muutus toimunud. Ja kuna see protsess on selline süsteemne, seal ei ole nii palju analüüse vaja teha, siis kulud on madalamad fondidel ja tasud on ka fondidel madalamad. Et sellepärast on maailmas toimumas selline muutus, et kui vanasti oli suurem osa rahast paigutatud aktiivselt juhitud fondidesse, siis nüüd tegelikult see kapital või raha läheb rohkem indeksfondidesse ehk passiivselt juhitud fondidesse. Ja mis tegelikult huvitavat on toimunud, on see, et tegelikult meie jaoks kõige olulisem asi on indeks. Kui me räägime indeksfondidesse investeerimisest, see indeks on just see, milles meie peaks kõige suurem hoida. Ja mis asi on indeks? Sisuliselt. Indeksi taga on väärtpaberite list ja igal väärtpaberil on teatud osa. Ja selle listi alusel on võimalik tegelikult indeksile üks number välja arvutada ja indeks tavaliselt ongi üks number, aga fond siis võib vaadata seda indeksit ja investeerida näiteks samadesse väärtpaberitesse, et kasvada samamoodi nagu indeks kasvab ja langeda siis järelikult ka samamoodi nagu indeks langeb. Et seda nimetatakse indeksi järgimiseks, et see tootlus, mida indeks pakub, sisuliselt vastab indeksi. Ja tegelikult meil ongi oluline teada, mis indeksid fond ja indeksfond järgib, sest see määrab ära seda, millesse fond hakkab investeerima, mis on see võimalik tootlus, mida ma võin oodata fondi poolt ja mis on potentsiaalne risk ka. Ja kui me räägime indeksitest, siis
number 1 küsimus on see, et mis väärtpaberid seal sees on. Me räägime aktsiatest, kas me räägime võlakirjadest, kas me räägime üle maailma aktsiatest, kas me räägime USA aktsiatest või Euroopa aktsiatest, et nagu mis turust me räägime, mis valimist me räägime. See on number 1 küsimus. Ja küsimus number 2 on see, et osakaalud. Nagu kuidas need osakaalud paika pannakse, ehk mis osakaalu ühte ettevõtte väärtpaberisse investeeritakse. Ja kõige traditsioonilisem on olnud see, et need osakaalud tavaliselt traditsioonilistes indeksites paika pannakse lähtuvalt turukapitalisatsioonist. Turukapitalisatsioon võib-olla selline tunduda keerulise sõnana ja tegelikult asi on sisuliselt lihtne, et tegemist on ettevõtte suurusega. Et väärtpaberite arv korrutatud väärtpaberite hinnaga annab meile turukapitalisatsiooni, et mida suurem ettevõte on, seda suuremat osakaalu ta ühes indeksis omab ja seda rohkem tegelikult see fond investeerib ja seda rohkem see ettevõtte tootlus või selle ettevõtte väärtpaberi tootlus hakkab seda fondi tulemust mõõta. Et see turukapitalisatsioon on traditsiooniliselt kui kõige levinum, ma ütleks võib-olla viis, kuidas indekseid kaalutakse, aga hetkel on ka muid huvitavaid viise, et võetakse näiteks arvesse lisaks turukapitalisatsioonile ehk ettevõtte suurustele. Näiteks võetakse arvesse seda, kui palju dividende. Et selliseid huvitavaid indekseid on ka loodud ja indeksfond, ta järgib seda indekseid. Seega tegelikult maailmas on väga palju indekseid, väga palju aktsiaindekseid. See on täiesti eraldi tegevusvaldkond, ehk sisuliselt indekseid võib igasuguste reeglite järgi välja mõelda ja tegelikult valdkond tegelebki sellega, et igasugused erinevad huvitavad indeksid tulevad välja ja erinevad huvitavad fondid tulevad välja. Et see ETF-ide ja fondide maailm tegelikult on selline huvitav ja arenev ja see võib olla keeruline. Aga täna me üritame siis seda väga selgeks teha, konkreetselt siis valitud lahendustena. Ja üks asi või üks mõiste, mida tuleb endale selgeks teha, on mis asi on see ETF. ETF on ingliskeelne lühend, Exchange Traded Fund, ehk sisuliselt tegemist on börsil kaubeldava fondi. Börsil kaubeldav fond, ETF, see lihtsalt tähendab seda, et mina kui investor, ma saan seda börsilt osta. Et ta nagu kaupleb börsil, ma saan teiselt investorilt selle fondi osat osta. Ja kuni börs on lahti, võin nagu aktsiat seda osta, uuesti müüa, uuesti osta, uuesti müüa. Ja ei ole sisemis- ja väljumistasusid, mis võivad eksisteerida traditsioonilistel fondidel, näiteks kolmanda samba mõnel pensionifondil on väljumistasu, ehk kui ma tahan raha välja võtta, siis on võimalik, et fond mingi tasu nõuab. ETF-idel sisemise väljumistasusid ei ole, nad kauplevad börsil ja enamasti need on indeksfondid. Ehk ETF-i taga tavaliselt on kas aktsiafond või võlakirjafond, tavaliselt see fond järgib mingid indeksid, et investeerib indeksi järgi. Ja miks investorid indeksfonde ETF-i valivad? Number 1, ma saan olla passiivne investor nagu tavalise fondiga, et ma ei pea aega kulutama analüüsile, vaid ma saangi regulaarselt välja valitud fondisse raha paigutada ja see investeerimine toimub seal fondi poolt automaatselt. Number 2 on see ETF-ide indeksfondide puhul, kuna ei ole seal nii suurt ajalist kulu ja töökulu analüüsile, siis nad on madalate tasudega, ehk investori jaoks odavam. Ja number 3, nad pakuvad turukeskust tootlust. Ehk sisuliselt see väärtpaberite valim, mis on indeksis, mis on fondis, et ma saan mingi keskmise. Nii nagu keskmiselt turg kasvab, see saab mulle fondi pakkuda. Et need on need plussid ja samas ka mõningad piirangud, et kui meil üksik aktsia võib näiteks kasvada +40, +50, +100, +200%, kui me räägime üksikust aktsiast ja üksikust ettevõttest, siis fondi puhul selliseid tulemusi päris ei tasu
ei tasu oodata, eriti kui seal aktsiaid on palju või võlakirju või väärtpaberid on palju, sest ikka mõnel ettevõttel läheb paremini, mõnel ettevõttel läheb halvemini, aga meie läbi fondi saame keskmise. Ja üks oluline küsimus, et kui me tegime selgeks, mis asi on indeksfond, mis asi on ETF, mis asi on üldse fond, et loomulikult tuleb mõelda, kas see võiks meile sobida, see on üks analüüs, et me teame, mis need plussid on, mis teame, mis nende piirangud on, et järgmine küsimus on tegelikult enda jaoks läbi analüüsida, kas ma soovin indeksfondi investeerida. Ja sellest edasi järgmine küsimus on see, et kuidas siis mul on võimalik indeksfondidesse investeerida. Ja Eestis, ma tegin sellise pilti siia, et meil on sisuliselt mitmeid lahendusi. Kui me vaatame kohalikke pankasid või kohalikke lahendusi, siis meil esiteks number 1, meil on olemas teise ja kolmanda samba passiivsed pensionifondid. Ehk kui te lähete pensionikeskus.ee lehele, siis pensionikeskus.ee lehel on olemas statistikaleht ja sealt te näete loetelu kõikidest fondidest, mis meil on olemas. Saab linnukene panna indeksfondid ja saate näha, et meil on tegelikult valikuse järjest tulemas ja lisandunud passiivsed ehk indeksfondid. Miks see on ja miks ma juba korra mainisin, et miks maailm eelistab nüüd rohkem passiivseid fonde? See teine põhjus on see, et statistika tegelikult näitab, et enamik aktiivselt juhitud fonde, ehk seal, kus inimene võtab need otsuseid vastu, tegelikult tootluse poolest ei pruugi olla parema tootlusega kui see passiivne fond või passiivne fondi alternatiiv või see indeks. Et kas selle tingimuseks on see, et aktiivselt juhitud fondidel on suured tasud, mis selle tootlust ära söövad, või lihtsalt ongi võitjad raske tuvastada ja investeerida kogu aeg järjest kasvavatesse ettevõtetesse ja selle poolest, et indeksfondid võidavad. Ja meie pensionifondide näol tegelikult seda samad statistikat võibki vaadata, et kui vaadata seal näiteks keskmist, 3 aasta keskmist tulemust, siis kõige suurema tootlusega ongi kõige agressiivsemad indeksfondid, mis investeerivad aktsiatesse. Ehk see on tegelikult number 1 võimalus investeerimiseks indeksfondidesse täiesti automaatselt, teine sambas on automaatselt, läheb palgast maha. Kolmandas sambasse samamoodi on võimalik püsikorraldus teha ja tegelikult just tänu maksusoodustustele, mida riik pakub investeerimisel. Teise samba puhul on see, et riik lisab 4% pluss tulumaksuga ja maksustab seda investeeringud. Kolmanda samba puhul riik tagastab seda tulumaksu investeeringud pluss hiljem pensionieas mul on võimalik raha pensionisambastest soodsama tulumaksu määraga välja võtta. Tänu sellele läbi teise ja kolmanda samba investeerimisel tegelikult investorina ma saan parema tootluse. Seega, number 1, kellel ei ole veel tehtud teine sammas või ei ole veel tehtud kolmas sammas, see on tegelikult number 1 kõige tootlikum võimalus indeksfondidesse investeerida just tänu nendele maksusoodustustele, mis meie riik hetkel pakuvad. Et seda võrdlust ma olen ise läbi teinud, et kas mul on parem osta või investeerida läbi kolmandas samba või sarnastesse indeksfondi ise investeerida ja tänu maksusoodustustele see tootlus tuleb sambas parem. Aga kui me räägime sambastest edasi, siis järgmised võimalused on, meil on olemas LHV kasukonto, millest kohe räägime. Meil on turule tulnud Swedbanki Roburi fondid, mille seas on indeksfonde, siis läbi kohaliku panka mina saan osta ka neid samu ETF-e ehk börsil kaubeldavaid fonde. Ma saan neid osta mitte päris Eesti börsil meil neid ETF ei ole, aga nad on välismaa börsil, et seal välismaa börsidelt mul on võimalik siis endale meelepärase ETF-i valida. Siis järgmine variant on see, et ma võin tegelikult minna, mitte kohaliku panka, vaid lihtsalt muu makleri juurde või välismakleri juurde, mina isiklikult näiteks kasutan Interactive Brokersit ja selle kaudu jällegi osta endale ETF-i
ehk lihtsalt see teenustasu ETF-ide ostu puhul on odavam. Tavalises kohalikus pangas meil üldiselt need ostutehingutasud algavad ETF-ide puhul 9 eurost, välismakleri juures tavaliselt selline isegi 2 eurost ehk oluliselt odavam. Ja siis meil tegelikult Euroopas ja üldiselt maailmas on selline nähtus või neid nimetatakse robo-advisoriteks. Robo-advisor on tegelikult selline asi, et sulle koostatakse portfell sisuliselt automaatselt mingi sinu poolt ette antud sisendi alusel ja siis sa kannad raha sinna sisse ja nad investeerivad seda raha lähtuvalt sellest, kuidas see seadistus on tehtud. Põhimõtteliselt selline automaatne investeerimise võimalus. Ja siin on meil turule tulnud Grünfin. Grünfin lahendus täiesti hiljuti tuli meile turule, räägime sellest lähemalt ka. Ja Grünfin on lihtsalt eestlaste poolt või Eesti asutajate poolt loodud tegelikult, aga see lahendus kehtib nagu kõikides Euroopa liikides. Ja tegelikult on olemas veel teisi selliseid robo-advisoreid nagu ETF-Matic, aga neil on oma piirangud. Et Grünfini ETF-Maticu puhul seal on piiranguks näiteks see, et ma saan investeerida ainult eraisikuna ja nagu ei saa ettevõtte alt investeerida. Aga Grünfini puhul me räägime ka nendest plussidest ja miinustest. Ehk sisuliselt see on selline ülevaade, et kuidas mul on võimalik indeksfondidesse investeerida ja enamasti kõik alustavad sellest, et teine ja kolmas sammas, kasvukonto on meil, lihtsalt ütleme niimoodi, et see kasvukonto variant on olnud nii kaua turul, et ta on juba nii populaarseks muutunud, sest kõik teavad, mis asi on kasvukonto. Aga lisaks sellele meil on nüüd Swedbank Roburi fondid, mis on täiesti hea alternatiiv ja meil on Grünfin, mis on selline uuem, mis turule tuli. Ja kuidas on võimalik siis investeerida automaatselt ehk seadiste ja unusta põhimõttel? See tähendabki seda, et sa ei pea nagu iga kuu või iga nädal seda ostu ise sooritada, vaid sa seadistad näiteks püsikorralduse või automaatse investeerimise korralduse, mis sinu eest kogu seda tööd ära teed. Ja sisuliselt sa investeerid automaatselt ehk ühe korra teed valiku, paned paika strateegia, valid fondi, seadistad selle seadistuse või püsikorralduse ja iga kuu lihtsalt jätkad selle investeerimisstrateegia. Seda võimalik siis teha pensionisüsteemis, kasvukontoga, Swedbank pakub automaatset fondidesse investeerimist ja robo-advisorites ka. Täna keegi küsis mul Instagramis, oli küsimuste kastikene, keegi küsis, et kas on võimalik eBay's automaatselt investeerimist teha ka. Seni kahjuks ei saa, et selles mõttes ma pean ise eBay'sse sisse logima ja ise sellel maakleril kõik need tehinguandmeid sisestada. Automaatselt seal kahjuks midagi ei toimu. Nii et räägime nüüd üksipulgi ja samm haaval sellest, kuidas alustada investeerimist indeksfondidesse. Kui mul on selge tegelikult, mis asi on indeksfond, ma tean, et mulle see sobib, tahan investeerimisega alustada, ma tean, mis lahendused on olemas, et mis sammud ma teen või kuidas ma sellele lähenen. Ja number üks tegelikult see, et mina pean enne alustamist, ma pean paika panema enda strateegia. Number üks, varaklasside valik. Kohe räägime, mis need varaklassid on, aga sisuliselt välja valida, mis varaklassi ma soovin investeerida. Number 2. Selle varaklassi sees me rääkisime, et on võimalik näiteks aktsiad või võlakirju valida, aga nende aktsiate ja võlakirjade vahel on võimalik ka valimid teha või valikuid teha. Ja järgmine samm number 2 ongi valida endale seda nimetatakse strateegiaks, aga sisuliselt sa pead endale valima, mis valimisse või mis fondi sa tahad täpselt investeerida, et mis väärtpaberid need on, mis turult. Ja nüüd alles peale seda sa lähed ja vaatad, mis lahendus esiteks võimaldab mul sellist investeerimist selle strateegia järgi, nagu ma paika panin või selle plaani järgi. Siis ma vaatan, kumb lahendus oleks minu jaoks soodsam. Ärme unusta maksudest hiljem räägime.
et kumb variant on minu jaoks kulude poolest kõige mõistlikum. Ja siis muud eelistused. Muud eelistused on sisuliselt see mugavus, kui palju mulle lahendus meeldib, kas ta investeerib jätkusuutlike põhimõtete alusel, kas ta võimaldab investeerimiskontot kasutada, kuidas selle deklareerimisega on ja nii edasi, nii edasi. Et see on see järjestus, kuidas tasub seda investeerimist ette võtta. Ja nüüd räägime sellest, mis asi see varaklasside valik on. Lühidalt kiire ülevaade, milles üldse investor saab investeerida. Ehk tegelikult varaklassidest meil on võimalikud väga mitmed asjad, aga suuresti need on võlakirjad, ehk sisuliselt me anname laenu. Võlakiri on siis väärtpaber, mis tõendabki seda, et me oleme ettevõttele või riigile või kellelegi laenu andnud. Võlakirjade eest ma saan intressi ja pluss võlakirja summad teatud tähtpäeval peaks investorile tagastama. Siis järgmine on meil kinnisvara. No kinnisvaraga on kõik selge. Meil sisuliselt me saame kas ise kinnisvara on ju osta, aga kui me räägime läbi fondide investeerimist kinnisvarasse, siis me räägime tegelikult kinnisvarafondidest. Ehk need on ettevõtted, mis kinnisvara ostavad, kinnisvara rendivad välja ja mina saan siis osta osalust nendes kinnisvaraettevõtetes. Ehk sisuliselt tegelikult ma investeerin aktsiatesse, aga need ettevõtted on kinnisvara. Siis meil on olemas aktsiad. No aktsiad on väärtpaber, mis annab mulle õiguse omada mingi osa ettevõttest. Ehk ma saan selle ettevõttega nii heas kui halvas olla, on ju, et kui ettevõte läheb hästi, kasum kasvab, müügitulud kasvavad, siis arvatavasti aktsia ka liigub ülesse. Kui ettevõte läheb halvasti, müük ei lähe hästi, kahjum on või kasum väheneb, siis tavaliselt aktsia hind läheb alla. Ja siis juhul, kui ettevõttel on hea, asjad on hästi, maksab dividendid, siis ma saan veel dividende ka. Ehk aktsiad on see väärtpaber, mille kaudu ma saan siis osa ettevõttest endale omada. Siis meil on lisaks tegelikult selline investeerimisvõimalus nagu investeerimine toorainetesse, see hulgas kuld ja hõbe. Miks ma indeksfondide puhul seda mainin, on see, et meil on olemas börsil kaubeldavad tooted, mida näiteks pakub LHV konto, mille kaudu on võimalik enda portfelli sisuliselt võtta fondi, mis järgib näiteks kulla hinda. Ehk sisuliselt ma ei hoia seda kulda füüsiliselt, vaid ma saan osta fondi, mis jälgib kulla hinna. Mina näiteks samamoodi olen seda teinud, ei ole investeerimissoovitus on ju. Aga see võimalus nüüd eksisteerib, et ei pea füüsiliselt asju ostma, vaid läbi fondi nagu sellele panustada. Krüptod väikse asjana tegelikult kas oleks väiksem siin olla. Et ütleme niimoodi, meil on jällegi börsile tulnud fondid, mis järgivad või jälgivad, seda krüpto hinda. Ehk sisuliselt ma ei pea nagu krüptod otse ostma, vaid ma saan soetada fondi osaku ja läbi selle siis see fond hakkab kõikuma koos selle krüptohinnaga. No ja üldiselt võib öelda, et kui me nendest väärtpaberitest ja varaklassidest räägime, et risk suureneb, kui me vaatame paremale, et võlakirjad on väiksema riskiga, aga väiksema tootlusega. Kinnisvara on juba kõrgema riskiga ja kõrgema tootlusega, aktsiad on veel suurema riskiga ja suurema tootlusega, et toorained ja väärismetallid, krüpto on väga suure riskiga, potentsiaalselt suure tootlusega. Ja minu kui investori number 1 valik on see, et mis varaklassi ma saan investeerida, sest indeksfondide puhul tegelikult jah, kõige tavalisem variant on, me räägime aktsiafondidest. Kõige sagedamini, kui räägitakse, et ma investeerin indeksisse või indeksfondi tavaliselt, tegelikult mõeldakse seda, et ma investeerin aktsiaindeksfondi. Aga nüüd te teate, et tegelikult lisaks ma võin investeerida võlakirjade fondi ja kuidas fondid seda riski vähendavad. Nad investeerivad aktsiatesse, võtavad võlakirjad juurde ja tänu sellele fondi üldine risk on veidikene väiksem. Ja meil on nüüd, nagu te teate, eksisteerivad siis börsil kaubeldavad tooted, millega on võimalik endale portfelli võtta siis fondi, mis hakkab jälgima mingi tooraine hinna või krüptohinna. Kuidas ma valikut teen? Number 1, varaklassid, me räägime investeerimisinstrument on indeksfond.
aga see varaklasside valik peab sõltuma minu riskitaluvusest ja tavaliselt minu riskitaluvus on seotud horisondist. Sisuliselt, kui me räägime aktsiatesse investeerimisest ja aktsiafondidesse investeerimisest, me saame rääkida sellest, et juhul, kui tuleb kriis, tavaliselt see kriisi ajal aktsiad langevad rohkem, no -40, -50, täiesti võimalik. Ja minevikus on olnud. Kui me räägime võlakirjadest, siis võlakirjad langevad kriiside ajal vähem, sõltuvalt, mis võlakirjast me räägime, aga nad ei lange nii palju nagu aktsiad. Kui me räägime krüptost või toorainetest, seal langused on veelgi drastilisemad. Nii et number 1 on see, et kui palju riski ma olen valmis võtma, kui näiteks investeerimishorisont ehk ma investeerin mitte väga pikaajaliselt. Ehk juhul, kui näiteks ma paigutan raha 5 aastaks või 6 aastaks, kui näiteks 3 aasta pärast peaks tulema kriis ja ma näen minu portfellist -50, oleks üsna kurb. Et siis tekib küsimus, kas mul tasub üldse nii suurt riski võtta. Kui ma investeerin näiteks 20 aastaks või 30 aastaks, kui 5 aasta pärast tuleb kriis ja ma jätkuvalt raha investeerin, siis ma lihtsalt saan odavalt osta, et tavaliselt, mis mineviku näidanud, kriisid möönduvad ja jätkub tõus, vähemalt minevikus on nii olnud. Ja seega üldiselt, et kui see investeerimishorisont, kui ma investeerin pikaajaliselt 15 aastat pluss, siis paljud investorid on valinud selle kõige agressiivsema viisi, et investeerivad aktsiatesse. Aga jällegi, hajutamine on võimalik hajutades, varaklasside vahel hajutades riski ka maandada. Ja mida lühem on horisont või riskitaluvus, seda vähem peaks olema portfelli risk. Et selles mõttes, kui ma investeerin mitte väga pikaks ajaks, siis tasub vaadata, et kas ma tahan 100% aktsiates olla või tuleb ikka hajutada ja muu varaklassi poole vaadata. See oli siis varaklasside valik ja see on tegelikult number 1, mida tasub enda jaoks läbi mõelda. Isegi kui me räägime indeksfondidesse investeerimisest, siis number 1, millesse ma tahan investeerida varaklassidest. Et seda enda jaoks läbi mõelda. Järgmine küsimus on jätkusuutlik investeerimine. Miks ma üldse seda teemat otsustasin siin ette võtta, on see, et hetkel me kõik teame tegelikult, et meil on kliimakriis, et meil on Pariisi kokkulepe olemas, et me peame saavutama selle soojenemise, hoidma seda 1,5 kraadi juures, mis meil tegelikult trajektoor on hoopis midagi muud. Et hetkel toimub massiline, shift jätkusuutlikkuse poole ja seda jätkusuutlikkuse investeerimise teemat järjest siin Swedbank reklaamib, LHV, et järjest see tuleb Euroopa Liidu regulatsioonist, järjest need nõuded esitatakse ettevõtetele, et meie tegevus peab muutuma jätkusuutlikuks, lihtsalt sellepärast, et kui me tahame planeedi peal elada, sest muidu, kui me jätkame sellisel viisil, nagu me praegu oleme teinud, on ju, süsiniku jälge või need süsiniku happegaasid jätkuvad atmosfääri paisumist nii palju või nii suures mahus, nagu nad praegu on, siis kliimaprobleem tegelikult väljendub ka finantsturgudel. See tähendab kõik need extreme weather on ju, et igasugused kliimamuutused, tegelikult see väljendub sellele, et meil on suuremad kahjumid ja see mõjutab ärisid ja see mõjutab finantsturge. Seepärast Euroopa Liit on hetkel välja tulemas regulatsiooniga, mis kohustab ja hakkab koostama ettevõtteid reaalselt raporteerima jätkusuutlikkuse teemal ja eriti see puudutab panku ja fonde ja läbi selle tegelikult eesmärk on see, et suunata raha nendesse ettevõtetesse, mis on jätkusuutlikumad ja üldse suunata kogu meie tegevust jätkusuutlikumaks. Mis meie kui investori jaoks, mis asi see jätkusuutlik on, mida mina kui investor pean siit teadma. Ja ma võin teile öelda, et see teema on väga segane jätkuvalt ja seda tuleb üksi pulgi endale väga selgeks teha, aga hetkel kahjuks on väga mitmeid lähenemisi, mis on ühe selle jätkusuutlikkuse sõna alla kokku toodud
Ja siin tuleb enda jaoks nagu selgeks teha, mis asi see võib olla. No number 1, mis asi see võib olla, on see, et järjest meil hinnatakse ettevõtete jätkusuutlikkust ja neid nimetatakse ESG kriteeriumiteks. Kui keegi on näinud, ESG on Environmental Social Governance ehk see, mis mõju ettevõttel on keskkonnale, mis mõju ettevõttel on sotsiaalselt ehk inimestele ja kuidas ettevõtet juhitakse. Ehk järjest iga ettevõtete puhul on olemas rahvusvahelised ettevõtted, mis hindavad, kas ettevõte on jätkusuutlik lähtuvalt siis nendest kriteeriumitest, ehk näiteks kui palju ta süsinikku atmosfääri paisub või kuidas ta mõjutab, ma ei tea, ütleme niimoodi, et tubakatööstus näiteks mõjutab väga halvasti seda sotsiaalset ehk S on madal, sest tervisele mõjub halvasti. Või näiteks naftafirma on keskkonnale väga halb ja seepärast on madala skooriga võib-olla. Ehk seda püütakse nüüd hinnata, reaalselt matemaatiliselt kuidagi välja arutada ja mõned fondid, mis ütlevad, et jah, me investeerime jätkusuutlikult, tegelikult lihtsalt mida nad teevad, on, nad võtavad arvesse need hinnanguid, nad võivad näiteks välistada mingid ettevõtted, kes on tõesti seal mingi väga negatiivse mõjuga keskkonnale näiteks või sotsiaalse mõjuga. Või nad võivad anda suuremat osakaalu nendele ettevõtetele, mis omavad paremat mõju või on parema hindega, ütleme niimoodi. Ei pruugi nagu reaalselt parem mõju olla, aga ta on parema hinnaga võrreldes midagi. Ja suures pildis Euroopa Liidu direktiivis või regulatsiooniks, nüüd ma arvan, et hakkate seda lihtsalt rohkem nägema ja Swedbank on juba hakanud seda nimetama ja Grünfeld ka, hellerohelised fondid. Hellerohelised fondid on siis need fondid, mis kuidagi võtavad arvesse need jätkusuutlike kriteeriumid ehk ESG kriteeriumid. Nüüd teine, see on olemas ka nõndanimetatud tumerohelised fondid. Jällegi Swedbankis nende valikus võib seda juba leida, nad täiesti toovad seda eraldi välja. Varsti reaalselt fondi kohta peabki seda hakkama välja tooma. Ja tumeroheline fond tähendab seda, et fondi eesmärk või need investeeringud, nad omavad reaalset positiivset mõju keskkonnale või inimestele. Ehk sisuliselt see ettevõte näiteks vähendab oma süsijälge või on seal trajektooril, et vähendab ja muutub kliimaneutraalseks või on juba äkki kliimaneutraalne. Või sealt tegelikult jällegi see spekter nagu, või see võimalus, mis ettevõtted seal saavad olla, on väga suur. Seda hinnatakse eraldi, aga sisuliselt me võime öelda, et kui tegemist on tumerohelise fondiga, siis tavaliselt ettevõtted, nad üldiselt võivad olla kooskõlas ka selle Pariisi kliimakokkuleppega, ehk sisuliselt, et nad on trajektooril ja vähenevad oma näiteks süsijälge nii kiiresti, nagu meil oleks vaja lähtuvalt siis Pariisi kokkuleppe. Et igatahes, jätkusuutlik investeerimine, kui te seda näete, helleroheline on selline kergem variant, mis arvestab kuidagi need jätkusuutliku ehk ESG kriteeriumid ehk mis mõju omavad. Tumeroheline on parem variant, kus ettevõtted ei oma väga negatiivset mõju mingitele eesmärkidele või keskkonnale, aga tuleb sisse vaadata, et mis ettevõtted on. Ja tavaliselt, kui me räägime jätkusuutlikkusest investeerimisest, siis tegelikult seal välistatakse või nagu eelistatakse vastutustundlikke ettevõtteid, et tavaliselt võib lugeda, et välistatud on näiteks ettevõtted, mis tegelevad tubaka, alkoholi, hasartmängudega, relvadega, tegelikult pornograafiaga, naftatöötusega, et sellised ettevõtted on välistatud, sest nad investeeritakse või jälgitakse jätkusuutlikud põhimõtted. Ehk tegelikult siin on vähemalt 3 lähenemist, mis on sisse toodud selle jätkusuutliku sõna alla, mis teeb asja keeruliseks, aga nüüd te teate, et tegelikult tuleb sisse vaadata ja aru saada, et mis see tähendab, see jätkusuutlikkus. Ta on vähemalt helleroheline või tumeroheline. Et kas ta on Pariisi kliimakokkuleppega joondatud näiteks, et ettevõtte plaanib reaalselt oma jälge vähendada, et me saaks kliima soojenemist pidurdada või ta ei ole selle kooskõlas. Kui ei ole kooskõlas, siis arvatavasti ta ei tohiks jätkusuutlikkusfondis ka olla. Nii et see on ülevaade, selline lühiülevaade jätkusuutlikkusest investeerimisest ja teema on
jätkuvalt arenev, väga värske regulatsioonid järjest tulemas ja aruanded järjest tulemas, et saab kindlasti siin väga palju informatsiooni juurde tulla lähinädalatel, kuudel ja aastatel kindlasti. Ja nüüd, kui ma tean, millesse ma soovin investeerida, mul on varaklass valitud, tean, et ma tahan indeksfondidesse investeerida. Mis meil järgmine oli see, et ma pean valima seda turgu või paika panema strateegiat. Tekib küsimus nagu, mida ma pean vaatama. Ma toon jällegi siin sellise nagu spikri, et kuidas mina lähenen või mida mina vaatan siis, kui ma analüüsin fondi ja mida tasub ka vaadata enda jaoks selgeks teha. No number 1, kas ma räägin aktiivselt juhitud fondist või indeksfondist? See ei pruugi nii oluline olla, sest igal juhul ma pean tutvuma, millesse fond investeerib, ehk number 1 tegelikult tulebki lugeda, et millesse fond investeerib, aga enda jaoks on hea seda selgeks teha, kas on aktiivselt juhitud fond või indeksfond, see võib tootlust mõjutada ja kulutaset ka. Number 2, varaklassist me rääkisime, on ju, tasub vaadata, kas on aktsiad sees, võlakirjad sees, siis kuidas fond on hajutatud. Ehk sisuliselt iga fond hakkab kirjutama, et me investeerime näiteks 23 arenenud riigis asuvatesse ettevõtete aktsiatesse. Midagi seal on kirjas. Et enda jaoks tuleb nagu lahti mõtestada, mis see tähendab. Et kas need investeeringud, kuidas nad on hajutatud sektorite vahel või seal on ainult üks sektor? Või ikka nagu kõik sektorid on olemas. Number 2, kuidas ta on geograafiliselt hajutatud? Kuidas ta on riikide lõikes hajutatud? Kas seal on ainult Ameerika näiteks või on olemas Euroopa ja on olemas Aasia? Kas on olemas Hiina või ei ole Hiinat sees? Et peab vaatama, kui palju seal on või ei ole, mis riike näiteks ei ole. Siis kui palju ta on väärtpaberite vahel hajutatud? Sisuliselt ühes indeksis ja ühes indeksfondis võib olla 100 väärtpabereid, ühes indeksfondis või teises indeksfondis võib olla 1000. Mõnes võib olla ainult 100, et selles mõttes reaalselt need fondid on kõik erinevad ja enda jaoks tuleb seda läbi vaadata, et mis seal sees on, kui hästi see fond on hajutatud ja kas ta on hajutatud. Ja sisuliselt, mida veel tasub vaadata, on see, et mis osakaalu moodustab see esikümnendik. Et top 10 ettevõtted, mille osakaalud on kõige suuremad, et kuhu on kõige rohkem raha investeeritud, kui palju kokku see top 10 moodustab kogu fondi mahust. Sisuliselt reegel on see, et hajutamisega on võimalik riski maandada ja mida kontsentreeritum see fond on või kui ta on nišikas, mingi väga spetsiifilise sektori või väga spetsiifilise riigi oma, siis tavaliselt mina olen enda jaoks järeldanud seda, et siis mul peab olema nagu parem teadmine selleks, ma saaks paremaid otsuseid vastu. Et kui mul seda teadmist ei ole, ma ei tea, mis toimub näiteks Hiinas, ma ei tea, mis toimub, kas on parem Ameerika või Euroopa võtta, siis väga tihti rakendatakse seda reeglit, et hajuta, võtta kogu turg. Kogu turg tähendab siis maksimaalselt hajutust, laiapõhjalist fondi ja sisuliselt, kui me vaatame tegelikult pensionifonde, seda nad teevad. Meil kõik passiivsed indeksfondid tegelikult on hajutatud vähemalt arenenud riikide aktsiate vahel või võlakirjade vahel. On fondid näiteks tuleva, võtab liisaks ka Hiinat sisse, LHV isegi on veel suurema hajutatusega, et seal on veel rohkem riike sees. Et sisuliselt see on nagu üks reegel või see põhimõte, mida investorid kasutavad, et hajutamine vähendab seda riski, et ma saan nagu kogu turu keskmisel. Aga kui mul on teatud eelistus, näiteks teatud informatsioon või teatud teadmine, et ma tahan panustada teatud sektorisse või teatud teema peale, teatud riigi peale, loomulikult ma võin seda teha. Lihtsalt seal peab olema nagu see investeerimisidee või enda investeerimistees nagu selgelt läbi mõeldud, et miks ma tahan seda teha. No nii, kui see teema on selge, järgmine, mida tasub vaadata, on minevikku. Me saame minevikku vaadata, loomulikult minevik kunagi tulevikku ei garanteeri, aga vähemalt minevikust ma saan vaadata, mis on tootlus olnud. Ehk sisuliselt, kui palju see fond on kasvanud. Ja ma võin vaadata need, kui palju iga aasta on see muutus olnud, tavaliselt tootlused nagu iga aasta on väga erinevad. Mis hea on vaadata ja millega saab fonde võrrelda, on aasta keskmine.
et ma võtan ja vaatan, mis on annualized return ehk aasta keskmine tootlus näiteks viimase 5, parem veel 10 aasta kohta. Ja vot seda ma saan vaadata, et näiteks meil, kui me võtame USA turgu või maailma arenenud riikide turgu, viimase 10 aasta keskmine tootlus on olnud seal 11% ringis ehk väga suur, sest meil on järjest kasv olnud. Kui me räägime veel pikaajalisest tootlusest, 20 aastat, 30, 40, no kuskil 7-9 vahel aktsia turutootlus hetkel jääb. Ja risk samamoodi. Riski ma saan mineviku pealt vaadata ja mis on hea vaadata, kui palju näiteks on kriiside ajal, mis see langused on sellel konkreetsel fondil. Et vaatan maksimaalselt minevikku ja vaatan, mis on juhtunud näiteks koroonakriisi ajal, esiteks number 1, mis on juhtunud aastal 2008, 9-10, kui palju see fond on langenud. No maailmaturud -50 on seal olnud. Meil on veel lisaks olnud aasta 2000 on ju, .com bubble, et kui palju seal on langus olnud, et selles mõttes, kui seda minevikku on, siis tasub mineviku kohta lihtsalt uurida, pärida, et mis seal minevikus on toimunud, kui palju see tõus on olnud, et see keskmine tootlus ja kui palju on olnud see langus. See annab mingit indikatsiooni, et mida ma saan tuleviku kohta oodata. Ehk need on need asjad, mida kindlasti tuleb ühe fondi kohta endale selgeks teha. Ja fondide kombineerimisel põhimõtteliselt jällegi, tavaliselt tekib see küsimus, et kas ma pean ühte fondi valima? Kas ma saan 2 fondi valida? Kas ma pean 6 fondi valima? Mis see arv on? Siin on jällegi kõik see küsimus, et millesse sa tahad investeerida ja juhul, kui sa näiteks soovid investeerida 2 fondi, seal tekib küsimus, et okei, see võib olla täiesti läbimõeldud strateegia, pane seda endale kirja ja vaata, kui palju need fondid kattuvad. Et näiteks, kui me räägime, et me võtame aluseks suure laiapõhjalise fondi ja üks tegelikult selline strateegia, mida kasutatakse, ongi, et tuumaks või suureks osakaaluks või suure osakaaluga võetakse väga laiapõhjaline fond, mis investeerib tuhandetesse aktsiatesse, kui me räägime agressiivsest strateegiast, mis investeerib üle arenenud riikide, arenevate riikide, nagu hästi-hästi hajutatud. Et kui ma tahan sellele lisaks võtta mõne muu fondi, siis kui palju see kattub, sest juhul, kui ma fondi sisse ei vaata, siis ma võin võtta näiteks, toon lihtsalt näite, on olemas, arvatavasti olete enamik teist kuulnud, S&P 500. 500 suurimat USA aktsiat. See on üks indeks ja mitmed fondid järgivad seda. Ja siis on olemas indeks, näiteks MSCI World, mida jälgivad põhimõtteliselt arenenud maailma aktsiad või mõnikord nimetatakse seda arenenud riigid või mõnikord Swedbankil on see maailmaettevõtte nime all. Ehk sisuliselt seal on tegelikult need samad 500 ettevõtted, aga pluss veel hajutatud, veel mõned ettevõtted lisaks. Ehk kui ma need 2 võtan, siis tegelikult ma panustan põhimõtteliselt topelt sellele 500 suurima USA ettevõttele, ja lisaks mingid muud ettevõtted on mul ka. Ehk siin pead arvestama seda, et fondid võivad kattuda ja seda tuleb enda jaoks ka läbi mõelda, et kas ma tegelikult tahan seda kattuvust või milles ma tahan investeerida. Ja seda põhimõtet ka rääkisin, et sisuliselt mida väiksem see hajutatus on, mida spetsiifilisem see turg on, kuhu see fond investeerib või see spetsiifiline see indeks, mida järgitakse, et näiteks ainult ühe konkreetse sektori ettevõtted, potentsiaalselt seda rohkem võib see risk olla. No nii, lähme nüüd konkreetselt lahenduste juurde. Ja enne lühitutvustus lahendustest, LHV kasvukonto arvatavasti on paljudele väga juba tuttav, tegelikult hästi vana lahendus on. Ehk sisuliselt, mis see kasvukonto on lihtsalt tehniline lahendus, mis LHV pakub, et see on eraldi arvelduskonto, mis sulle avatakse ja sa võid seadistust teha, et paned paika, mis fondidesse, ETF-idesse soovid investeerida ja mis osakaalus. Ja sisuliselt kannad sellele kontole raha ja iga kolmapäev seda raha sulle sinu eest. Sisuliselt LHV investeerib sinu eest lähtuvalt nendest proportsioonidest, mida sina oled seadistanud ja seadistustes paika pannud. Seal valikus on ETF-id.
Ehk sisuliselt ma saan ise neid ETF-e osta välismakleri juures või ma saan kasukonto kaudu investeerida. Ma saan valida kuni 6 fondi. Teine küsimus on see, et kas tasub 6 fondi valida või võib-olla mitte, et selles mõttes seda tuleb nagu läbi mõelda, on ju. Ja ostud tehakse igal kolmapäeval, seega tasub raha teisipäevaks juba panna ja siis, kui seal on vähemalt 1 euro kogutud, siis juba selle raha eest mingi osakaalu osakutest nad võivad osta. Ja lisaks on neil mikroinvesteerimise võimaluseks sisuliselt, kui on sul LHV krediit või mitte krediitkaart, vaid kaart, on võimalik teha niimoodi, et sa ümardad need kaardi maksed ära ja see vahe, põhimõtteliselt need sendid kantakse sul kasukontole ja investeeritakse ära. Et see on üks variant, mis on hästi kaua turul olnud, ta on lihtsalt väga tuntud. Aga lisaks sellele meil sellel aastal värske variant Swedbank Robur. No mis see Robur on? Robur on tegelikult Swedbanki Rootsi ettevõte. See on üks suuremaid varahaldusettevõtteid ja ta on tegutsenud tegelikult alates 67. aastast. Et kuigi see Eestis on see nagu uus variant, tegelikult tegemist on vana firmaga ja need fondid ka, nad ei ole nagu maailmas värsked, aga Eesti jaoks nad on värsked ja uued. Ja Swedbank Robur siis pakub omalt poolt erinevaid fonde ja mis Swedbank on ära teinud, nad sisuliselt pakuvad automaatset investeerimist, nad nimetavad seda regulaarne investeerimist fondidesse, kus sisuliselt ma saan ka nagu püsikorralduse, investeerimise püsikorraldused teha, valin välja kuni 4 fondi, panen summa ja sisuliselt iga nädal või iga kuu või iga kvartal Swedbank siis lähtuvalt sellest orderist või korraldusest minu eest väärtpaberit soetab. Ja Swedbank Robur fondi puhul tasub vaadata jällegi, mis fond seal valikus on. Seal on nii indeksfonde kui aktiivselt juhitud fonde. Ja erinevad teemadel, et on olemas hajutatud fond, mille nimeks nemad nimetavad seda maailma ettevõtted, mis tegelikult sisaldab arenenud riikide ettevõtteid. Lisaks on võimalik sellele võtta arenevatest riikidest ettevõtteid. Seal on eraldi kinnisvaraettevõtetele fokuseeritud aktiivne juhitud fond. Ja nüüd valikusse tuli lisaks ka 2 võlakirjafondi, et kes tahab väiksemat riski võtta, potentsiaalselt on võimalik ka võlakirjafondi valida. Ja ühe püsikorraldusega saab kuni 4 fondi valida, aga näiteks saab mitu püsikorraldust ka teha. Ja paned ise paika, mis summa sa tahad investeerida või kui palju, mis summad sa tahad kontol peale investeerimist jätta näiteks ja võid panna, kui tihti sa investeerid, et väga sarnane asi nagu püsikorraldus. Ja Swedbank Robur fondide puhul on see, et kõik Swedbank Robur fondid järgivad või arvestavad neid jätkusuutliku kriteeriume. Sisuliselt kõik fondid olid helerohelised, et nad kuidagi need jätkusuutlikkuse kriteeriumid arvestavad või vähemalt need tubaka, alkohol, nafta ettevõtted, pornograafia ja relvaga seotud ettevõtted, nad olid seal kõik välistatud. LHV kasvukonto puhul oli see, et seda tuleb vaadata ETF-ide puhul. Mõni ETF seal oli üksik ETF, mis jätkusuutlikkusega arvestas. Swedbank Robur, isegi kui nad on indeksfondid, siis tegelikult nad teevad seal teatud mööndusi, et rohkem neid jätkusuutlikke põhimõtteid järgi. Ja Grünfin siis, mis on ka Eesti asutajate poolt Euroopa turule toodud lahendus, ta pakub sisuliselt, see on tehniline lahendus, mis võimaldab investeerida ka nende samadesse börsil kaubeldavatesse fondidesse. Aga mis on huvitav on see, et kui Swedbank Robur fondi puhul ja LHV kasukonto puhul ma pean ise fondid valima, siis Grünfini puhul tegelikult nad küsivad sinu eest, nagu, mis teemad sind huvitavad, kui pikaks ajaks sa soovid investeerida, esitavad sulle erinevaid küsimused ja peale seda koostavad sulle teatud portfelli, et ise panevad neid fondid paika, proportsioonid paika ja sina põhimõtteliselt saad lihtsalt raha sinna peale kanda ja nad investeerivad lähtuvalt sellest paika pandust reeglitest. Ja neil on fookuseks tegelikult konkreetselt jätkusuutlik investeerimine. Neil on seal 3 teemat, mille vahel saab valida. Esimene on kliimamuutus. Sisuliselt siin on tegelikult ainult tumerohelised fondid ehk reaalselt vaid need ettevõtted, mis on joondatud sinna
selle Pariisi kokkuleppega, ehk mis vähendavad oma neid CO2 emissioone sama kiirusega, nagu Pariisi kokkulepe seda nõuab. Et tumeroheline fondid on sinna, tumerohelised ETF-id on valitud. Kui sa valid seda kliimamuutust, siis Greenfin automaatselt sulle seda fondi pakub. Teine, mida saab valida, teine teema on sooline võrdsus, selline huvitav teema. Et põhimõtteliselt, kui sa valid, et mind huvitab investeerida soolise võrdsusesse, see tähendab seda, et see fond, millest sa hakkad investeerima läbi Grünfini, ta võtab arvesse seda soolist võrdsust ja fondis on rohkem esindatud need ettevõtted, kus on siis nii naisi kui mehi juhatuse liikmete vahel ja juhtivatel positsioonidel enamasti võrdselt. Et see on tegelikult üks sotsiaalse mõju mõõdik, et kui palju on näiteks naisi juhtkonna positsioonidel ja seda järgitakse, et sooline võrdsus tähendabki seda, et ei ole niimoodi, et ainult mehed on, vaid peavad naised ka olema. Ja siis on olemas täiesti ETF-id, mis võtavad välja neid ettevõtted, mis on siis parema soolise võrdsusega, annavad neile suurema osakaalu ja Grünfinis on need ETF-id sees. Siis on olemas tervis, selline valik nagu tervis. Sisuliselt, kui ma panen, see on jällegi üks küsimus, et mis teema mind nagu huvitab sellest kolmest, et kui ma valin tervis, siis sisuliselt pakutakse ühe terviseinnovatsiooni ETF-i, mis pidi olema vist kasukonto valikus ka. Aga näiteks kliimamuutuse ETF-i, sarnast ETF-i kasukonto valikus üldse ei ole ja Swedbank Robur fondide puhul teoorias nagu päris sama asja ka ei ole. Ja soolist võrdsust mina kasukontol ka ei näinud. Ehk siis Grünfin on tegelikult, teema positsioneerib ennast lahendusena, mis on suunatud vaid siis jätkusuutlike investeeringutele, ehk sisuliselt seal kõik fondid kas arvestavad jätkusuutlikkuse kriteeriumeid, ehk nõnda nimetatud on helerohelised, või nad juba omavad nagu positiivset mõju, et nad nagu lahendavad või püüavad lahendada neid probleeme, mis meil keskkonnaga ja sotsiaalsed on, ehk nõnda nimetatud tumerohelised fondid, ehk ainult need. Ja siis põhimõte on see, et sisuliselt ma saan seal koostada kuni 10 portfelli, ma saan teha portfelli ise endale ja lapsele kogumiseks. Panen ise paika, mis summat ma tahan investeerida, teen ülekande neile kontole ja nemad siis, neil oli vist teisipäeval nad investeerivad selle raha siis minu eest ära ja ma saan Grünfini kontole logides vaadata, et kuidas mul portfellil läheb. Ja teenustasude poolest, kohe jõuame selle. Nii, nüüd räägime lahenduse võrdlusest, et selline ülevaatlik pilt. Varaklassidest LHV kasukontol on olemas aktsiad, aga lisaks seal on olemas võlakirjad ja ka fondid, mis investeerivad või järgivad väärismetalli hinda, tooraine või krüptohinna. Tegelikult need on ETP-d, aga väike vahe. Ehk sisuliselt, mis LHV kasukonto valikud eristab Roborist ja Grünfinist, on see, et seal on lisaks selliseid huvitavaid fonde, mis järgivad siis näiteks kulla hinda või tooraine hinda või krüptohinda, kui mind see peaks huvitama. Swedbank Roboris on valikus ainult aktsia- ja võlakirjafondid ja Grünfinis samamoodi, et seal valikus on nii aktsia- või võlakirjafondid ja seda proportsiooni Grünfin paneb ise sulle nagu paika. LHV kasukontol ja Swedbank Robori puhul ma pean ise nagu valima seda proportsiooni ja neid fonde. Grünfinil seda tehakse minu eest automaatselt. Ja dividendid, sisuliselt LHV kasukontol mõned fondid maksavad dividendid, Grünfini ja Robur fondide puhul seal dividendidega tegemist ei ole. Ja jätkusuutlikkuse poole pealt kasukontol oli ainult üks fond, mis arvestas jätkusuutlikkuse kriteeriumeid, ehk ta peaks olema heleroheline. Tumerohelise fond, seal oli üks see Clean Energy puhta energiatootja fond, mis teoorias võiks olla tumeroheline, aga ametlikult hetkel tegelikult ma eeldan, et on tumeroheline ametlikult, seda ei ole need fondid veel indikeerinud. Swedbank Roburi fondide puhul, seal on kõik fondid helerohelised ja minu meelest üks oli
tumeroheline. Aga põhimõtteliselt nad kõik nagu arvestavad need jätkusuutlikud kriteeriumid mingil moel. Ja Grünfini puhul jällegi kõik fondid arvestasid need kriteeriume või mõned fondid, mis oli selle kliima teemal, nad olid nagu täiesti joondatud Pariisi kokkuleppega, et olid tumerohelised, et positiivse mõjuga. Tasude poolest. No mis me tasudest räägime, et sisuliselt number 1 tasu, mida võtab fondid, mille kaudu, millesse me reaalselt investeerime nende lahenduste abil. Sõltub fondist, ehk tasud on erinevad, mida spetsiifilisem on fond, seda suurem võib ta jooksev tasu olla. Ja Swedbank Robur fondid, kuna nad ei ole börsil kaubeldavad fondid, vaid ehk ma saan reaalselt neid osakuid fondi käest, siis nende tasud on veidikene kõrgemad. Aga me räägime edasi, ostutehingu tasu. LHV kasukonto puhul iga kord, kui ma raha kasukontole panen, ostu tehakse 1% LHV võtab endale. Swedbank Roburis ja Grünfinil tegelikult ostu- ja müügitehingutasud puuduvad. Ja müügitehingutasudest näiteks LHV-l, kui ma näiteks tahaks müüa ära minu investeeringut, 9 eurot miinimum ma pean maksma. Aga muud tasud. LHV kasukonto puhul lisaks ostu- ja müügitehingutasule on olemas iga-aastane haldustasu. Teisest aastast hakkab tiksuma. Swedbank Roburil tegelikult ei ole haldustasu. See on tegelikult üks nagu odavamatest variantidest. Ehk ainus tasu, mis Swedbank Robur fondid võtavad, ongi need jooksvad tasud fondi sees, fondi poolt võtavad. Ja Grünfini puhul on olemas kuutasu 3,90 ja tegelikult siin jäi mainimata, lisaks sellele on olemas edukuse tasu. Ehk kui fondide tootlus ületab minu meelest 8%, siis nad võtavad 15% selle ületava osa pealt. Ehk 8% tootlus jääb mulle, ma maksan ainult kuutasu, aga juhul kui tootlus on suurem kui 8%, siis Grünfin võtab selle ületavast osast 15% endale. Ja nüüd nad tulid välja uudisega, et kuni 1000 eurone portfell on üldse tasuta. Ja ettevõtte alt investeerimine. LHV kasukonto alt täitsa võimalik, leikvood on vajalik. Swedbank Robur fonde on ka võimalik ettevõttele soetada, aga tuleb avada väärtpaberikonto ettevõttele. Seda saab teha ainult esinduses ja maksab 25 eurot. Leikvoodi tuleb ka teha. Ja Grünfin hetkel pakub ainult eraisikuna investeerimist. Ehk sisulist ettevõtte alt investeerida mina ei saa. Ja müük ja fondide vahetamine, et sisuliselt, kui ma näiteks avastan, et ma ei taha rohkem nende fondidesse investeerida, mis ma olen seal ostnud, siis sisuliselt LHV-ga on niimoodi, et ma võin nagu muuta neid proportsioone seadistuses, aga see mõjutab ainult minu tuleviku investeeringuid. Ehk nagu ainus variant mul on müüa tegelikult need fondi osakuid, mis ma olen varem soetanud, kui ma tahan nendest lahti saada. Ja kahjuks ma pean siin ütlema, et minuni on jõudnud mitmed inimesed, kahjuks mitte liiga palju, aga mõned inimesed, kellel on olnud väga palju fonde valitud LHV kasukonto alt, kes hiljem avastasid, et oi, ma tegelikult ei taha sellesse investeerida, aga need investeerisid väga väikeste summadega ja sisuliselt näiteks oli ära investeeritud ühte fondi 800 eurot, rohkem ei taha sellesse investeerida, raha tagasi kättesaamiseks peab nagu 9 eurot maksma, veidikene nagu kurb hakkas. Et seda tasub vaadata, et liiga palju fonde ei tasu valida kasukonto alt, eriti kui väikeste summadega investeerida. Robur fondidega on tegelikult asi lihtne. Et ma saan alati korraldust muuta, mis jällegi mõjutab seda tulevikku, aga kuna ei ole müügi ega ostutasusid, ma saan alati neid fondi osakuid, mis ma Swedbank Roburi fondi osakut varasemalt ostnud, ma alati saan maha müüa ja näiteks muude fondi paigutada, et selles osas ei ole mingit probleemi. Ja Grünfiniga on see, et ma sisuliselt saan proportsioone muuta tuleviku jaoks. Nad mingit rebalansseerimist nagu peaksid tegema, et näiteks kui ma panen, et ma tahan nüüd võlakirjadesse rohkem investeerima, siis nad hakkavad sulle rohkem võlakirjadesse raha paigutama. Ja kui soov on müüa, siis eraldi nagu teenustasu ei olnud, et ma pean neile lihtsalt teavitama, aga seal on ainult see kuutasu, millega tuleb arvestada.
Ja siis järgmine küsimus, et kui me teame, mis need lahendused on, näiteks me oleme valikud teinud, varaklasside valikud, strateegia valikud, noh, ma mõistan, et see võib vajada veel sellist süvenemist, et kuidas mul on mõistlik neid lahendusi kasutada. Ja sisuliselt number 1 on see, et kuna Swedbank Roburil sisuliselt ei ole neid ostu- ja müügitasusid, kui ma investeerin väga väikeste summadega, siis see variant peaks olema nagu kõige soodsam. Et siis, kui ma näiteks investeerin vähem kui 200 eurot, siis Swedbank Robur peaks olema kõige odavam, sest LHV kasvukontol oleks 1%, mida ma maksaks. Grünfinil, kui ma investeerin alla 390 euro, tingimusel, et mul portfell seal ikka läheb üle 1000 euro, et siis, kui ma investeerin iga kuu alla 300 euro, siis see tehingutasu võib moodustada seal 1%, ehk sisuliselt tänu ostu- ja müügitehingutasude puudumisele Roburis peaks see variant olema soodne. Kui aga ma kavatsen investeerida suuremaid summasid, siis jällegi oleks soodne Swedbank Robur fondid, Grünfin, siis lihtsalt see tehingutasu 3,90 oleks alla 1%. Ja alles siis tegelikult võiks vaadata veel välismaakleri poole, kus ei ole automaatset investeerimist, aga teenindustasude poolest oleks odavam. Ja siis alles LHV kasvukonto, sest LHV-l, sõltumata summast, 1% võetakse ära. Ja nagu ma ütlesin, et LHV kasvukontole, kes tahab seal investeerimisega alustada, ei tasu väga palju fonde valida väga väikeste summadega. Sest juhul, kui tõesti seal koguneb näiteks paarkümmend eurot, tahate hiljem seda raha välja võtta, peate 9 eurot maksma, siis on veidikene puhul. Nii et sellised variandid on ja need lahendused on, mida ma lühidalt tutvustasin. Ja nüüd järgmine siis küsimus on veel maksustamine ja fondide valik. Ma tahtsin eraldi tutvustada või ma eraldi analüüsisin neid Grünfin portfelli ETF-e. Ma ei too Swedbank Roburi ega kasvukonto ETF-i, kasvukontol on seal 40 ETF-i tegelikult. Tasub ise vaadata, surfata, valik on väga suur. Küsimus jällegi sellest, et millesse ma soovin investeerida. Kõige lihtsam variant on hajutada, võtta kõige hajutatum fond. Aga Grünfin portfelli ma lihtsalt ise analüüsisin, sest mul oli väga huvitav, kuna tegemist on jätkusuutliku lahendusega, et seepärast ma jagan seda informatsiooni teiega, te olete esimesed, kes seda informatsiooni hetkel näevad. Vabandan, et fond tuli nii väike, aga põhimõtteliselt kliimamuutuse portfellis olid need tumerohelised fondid ja seal on selline huvitav fond, mis ongi Pariisi kokkuleppega joondatud ettevõtted 15 riigist ehk nende ettevõtete plaan, kuidas nad oma süsinikujälge vähendavad või need CO2 emissiooni, et nad on täiesti kooskõlas selle Pariisi kokkuleppe nõuetega. Siis nad veel pakuvad madala süsinikuintensiivsusega ettevõtte fondi ja siis veel ühte eurotsooni fondi, kus on jällegi, mille ettevõtte plaanid süsinikujälge vähendamiseks on jällegi kooskõlas selle Pariisi kokkuleppega. Mis Grünfini poolt tuleb arvestada on see, et hetkel seal valikus on vaid Euroopa aktsiatesse investeerivad fondid. Ehk me rääkisime siin, et hajutatus võimaldab riske maandada, siis kuna Grünfin on just selle jätkusuutlikkuse fookusega, kui me räägime kliimamuutuse portfellist, siis kahjuks kõige madalama süsiniku intensiivsusega ettevõtted on hetkel Euroopas. Ja seepärast võib vaadata, et nende poolt pakutavad fondid on hetkel vaid Euroopa fondid. Tulevikus, kuna nad järjepidevalt fonde tuleb juurde, nad kogu aeg analüüsivad, vähemalt kord aastas analüüsivad, on võimalik, et tulevikus tuleb teisi fonde ka valikusse. Aga hetkel on valik selline.
ja siis nad pakuvad võlakirjade puhul mitte tavalisi võlakirju, vaid rohelisi võlakirju. Ja roheline võlakiri tähendab seda, et finantseeritakse reaalselt neid rohelisi projekte ehk neid projektid, mis aitavad siis meil kliimamuutust leevendada või kliimamuutusega kohandada. Et reaalselt vaid rohelised võlakirjad. Ja lisaks on neil siis soolise võrdsuse tervishoiuportfell. Jällegi, ütleme niimoodi, nad on ikkagi sellised nišikamad ETF-id, ütleme niimoodi, et seal ei ole tuhandeid ettevõtte väärtpaberid ja aktsiaid, seal on sadu. Ehk see temaatiline ETF, mis investeerib või järgib soolist võrdsust, sisaldab 150 ettevõtet, aga seal on vähemalt üle kogu maailma neid. Ja siis, kui me räägime tervishoiust, siis see ei olnud vaid tervishoid. Esiteks, tervishoid on üks sektor, on ju, et teisi sektorid seal ei ole, aga seal oli tervishoiu innovatsiooni ettevõte. Ja siis nad pakuvad võlakirjade poolest korporatiivvõlakirju, aga ainult vastutustundlikke ettevõtte omasid. Ehk selline huvitav valik. Nii, räägime korra maksustamisest. Maksustamine, nagu ma ütlesin, et enne kui ma hakkan fondi või lahendust valima, mul tasub selgeks teha kulud, on ju, kas see lahendus võimaldab mul investeerida nende põhimõtete järgi või selle strateegiaplaani järgi, nagu ma olen endale paika pannud. Aga see maksustamise aspekt on alati oluline. Ja maksustamise koha pealt on oluline see, et kui ma olen eraisik, mul alati mõistlik ja tasub ka kasutada väärtpaberitesse investeerimiseks investeerimiskontot. Ehk sisuliselt, mis investeerimiskonto on see, et ta võimaldab mul tekkivat tulumaksukohustust edasi nihutada. Näiteks, kui ma müün väärtpaberit, müün näiteks selle aktsiafondi maha. Kui ma investeerimiskontot ei kasuta, siis ma pean koheselt selle müüki järgmine aasta maksuametile deklareerima ja kasumi pealt 20% maksuametile maksma. Kui ma kasutan investeerimiskontosüsteemi, siis investeerimiskontosüsteemi alt, kui raha jääb investeerimiskonto sisse, siis ma ei maksa koheselt selle tulumaksu, vaid ma maksuametile deklareerin. Nii, panin investeerimiskontole näiteks 100 eurot. Ja deklareerin ka seda, kui palju ma investeerimiskontot välja võtan. Ja juhul, kui ma kasumit ei võta välja, siis tulumaksukohustust ei teki. Ehk sisuliselt see võimaldab siis seda tulumaksukohustust edasi võtta. Ja Grünfini puhul LHV kasvukonto saab absoluutselt deklareerida investeerimiskontona. Ehk sisuliselt LHV puhul mul on võimalik siis oma tavakontolt saada raha kasvukontole ja siis maksuametile ma saan seda kasvukontot, mis on sisuliselt tavaline arvelduskonto. Ma saan seda maksuametile siis deklareerida ja öelda, et see on minu investeerimiskonto. Kui ma investeerin Swedbank roborfondidesse, siis selleks tasub avada arvelduskonto Swedbankis, mida te kasutaksite kui investeerimiskonto. Ehk sisuliselt, et kust kaudu te investeeriks vaid väärtpaberitesse. Ja siis saab Swedbankis teha selle püsikorralduse investeerimiseks ja kõik ostud lähevad selle investeerimiskonto alt. Ja siis maksuametile ma deklareerin, kui palju raha ma kandsin sellele arvelduskontole ja kui palju ma kandsin välja. Nüüd Grünfiniga. Grünfiniga on selline huvitav asi. Grünfin ei ole pank. Ehk ma ei saa Grünfini kontot deklareerida maksuametile, et see oleks minu investeerimiskonto. Selline asi ei ole võimalik. Aga sisuliselt meil investeerimiskontosüsteem lubab sellist asja, et ma võin investeerimiskontolt raha kuskile kanda investeerimise eesmärgil. Tingimusel, et ma koheselt investeerin seda finantsvarasse ehk väärtpaberitesse. Ehk sisuliselt ma saan oma investeerimiskontolt, mis on näiteks kas Swedbankis või LHVs või SEBs, ma saan kanda Grünfini kontole ja seal investeeritakse seda raha ära. Kuna dividende seal ei laeku, siis ei ole probleemi. Kui ma pean raha sealt välja võtma, siis Grünfin tagasi kannab mulle investeerimiskontole ja siis ma otseselt ei pea seda deklareerima, kuna müügilt saadud tulud kantakse viivitamatult minu investeerimiskonto.
Ehk sisuliselt senikaua, kuni Grünfinis on valikus vaid dividendid mitte maksvad fondid, siis teoorias, praktikas peaks olema võimalik Grünfinis investeerida ja raha kanda investeerimiskontole. Aga tuleb vaadata, et neil tulevikus ei tekiks neid dividende maksvaid fonde. Ja kui ma arutasin teemat asutajatega, siis nad ütlesid, et nad ise nagu ikka jälgivad seda, et oleks dividendi mitte maksvad fondid, et saaks investeerimiskonto süsteemiga Grünfiniga kasutada. Nii, LHV jällegi on täiesti eraldi arvelduskonto, mida saab investeerimiskontona deklareerida. Swedbank Robur-fonde tuleb märkida, mis konto alt ma soovin neid osta. See konto peab olema väärtpaberikontoga ka seotud, aga õnneks Swedbank küsib seda automaatselt, et sellega ei tohiks probleemi tekkida. Ja just, et kui sul ei ole Swedbankis investeerimiskontot veel tehtud, siis tuleb seda teha. Sest muidu, kui sa ei ava eraldi kontot Swedbankis ja sul on näiteks seal lihtsalt sinu kuludeks kasutatav konto ja sa teed oste või investeerid selle alt, siis juhtub see, et sul tekib see probleem, et sa ei saa investeerimiskontot deklareerida. Ja kes nüüd on otsustanud investeerimiskontot kasutada, mis on alati mõistlik võimalusel ja kõikide nende variantide puhul tegelikult otseselt ei pea ettevõtte alt investeerima, vaid saabki investeerida investeerimiskonto alt, siis tuleb teada, et nüüd investeerimiskonto deklaratsiooni panna ja sisuliselt ma deklareerin ainult investeerimiskonto sissemakseid ja väljamakseid ja ma pean deklareerima iga aasta, isegi kui näiteks ma ei ole müüke teinud, äkki raha ei ole isegi kandnud. Ma pean ikkagi näitama, et see investeerimiskonto on mul jätkuvalt olemas. Ja õnneks LHV-st ja Swedbankist on võimalik automaatselt kõiki kandeid maksuametile saata. Et see on tegelikult hästi mugavaks tehtud. Nii, ja see osa puudutas siis seda teoreetilist poolt. Ja nüüd tahan minna praktilise poole juurde, et kuidas seda seadistust teha. Ja saame ka koos pilku peale visata, mis fondid valikus on. Seega korra jagan teiega muud ekraani. Kui teil on küsimusi, siis palun pange chati. Vaatan jooksvalt chati ka. Ja hakkame teiega vaatama Swedbank Roburi valikut. Nii, ja LHV kasukontot. Nii. Üks küsimus tuli sisse, et kui siia on investeerinud LHV kasukontole, mis on investeerimiskonto. Aga nüüd müüks maha ja viiks raha üle Swed Roburi fondidesse, mille registreeriks investeerimiskontona. Siis kas tuleb vahepeal tulumaksu tasuda või ei pea. Sisuliselt, kui sa kannad raha kahe investeerimiskonto vahel, ehk kui sul on kasukonto investeerimiskonto ja sa avad Swedbankis arvelduskonto, mida sa samuti maksuametile deklareerid investeerimiskontona, siis sa võid kasukontolt selle Swedbanki investeerimiskontole raha kanda, tulumaksukohustust ei teki ja ülekannet ka ei deklareerita. Et selles osas ei tohi probleemi olla. Nii, vaatame koos teiega läbi siis fondides investeerimise võimalust Swedbankist. Ja sisuliselt, kust on siin ära peidetud, on fondidesse investeerimine ja valikus ta pakub kohe Robur-fonde. Kogumisfondid, mis ta siin valikus pakub, on esiteks suuremate tasudega ja nad peaksid olema aktiivselt juhitud fondid, kus ei ole siis indeksi järgimist, vaid sellist käsitööna fondi koostamist, fondi juhtimist.
Roburfondide puhul siin võib vaadata, et jooksvad tasud siin fondidel on üsna madalad, isegi võrreldes börsil kaubeldavate fondidega. Ma rääkisin, et kogu maailm on tegelikult neil kõige selline laiapõhjalisem fond, mis tegelikult vastab arenenud regioonidele kasvukontol. Kui me vaatame siin kasvukonto, siis kogu maailm on selline, ütleme niimoodi, pensionifondid kasutavad samamoodi MSCI World on see indeks, mida nad järgivad ja siis investeerivad arenenud riikide ettevõtetesse. Ehk see hajutatus on ikka selline, et kuna meil USA-s asuvad kõige suuremad ettevõtted, siis 66% on investeeritud USA ettevõtetesse, aga siin on Eurotsoon, Jaapan, Kanada, Okeania, mida siin ei ole, siin ei ole Hiinat näiteks. Aga muidu on hajutatus olemas ka sektorite vahel ja suurimad investeeringud on meil kõik Ameerika ettevõtted, on peaaegu neist ka. Ehk kasvukontolt tegelikult arenenud regioonid peaks olema sarnane, mitte täpselt sama, aga sarnane fond. Ehk nagu näete, MSCI World, ehk sisuliselt sarnane indeks. Swedbank Roburi fondi puhul nad tegelikult ütlevad, et nad võrreldes indeksiga võivad mingid möönduseid teha selleks, et paremini seda jätkusuutlikku kriteeriumi järgida. No ja näiteks 10% fondist nad võivad üldse investeerida vaid nendesse ettevõtetesse, mis täidavad need ÜRO eesmärke. Et selles mõttes ta võib nagu erineda sellest indeksist. Aga see on selline üks laiapõhjaline fond ja tuleb arvestada, et selles ei ole tegelikult arenevad turud. Siin on ainult arenenud turud, arenenud riigid, aga siin on arenevad turud, mis on tavaliselt, nad on suurema riskiga. No need, nagu näete, Hiinal on hetkel veidikene poliitilised riskid, tootlus vähem. Ja sisuliselt siin on sellised riigid, mida varasemas teises fondis ei olnud. Siin on Hiina sisuliselt sees, Taiwan, et sellised riigid, emerging markets. Ehk üks strateegia, mida mõnikord kasutatakse, ongi see, et võetakse näiteks mingi väga suure osakaalu 80% seda teist fondi ja seda fondi võetakse kuskil 10 või 12%. Siis nad koos sellise vahekorraga peaks moodustama indeksid, veel laiapõhjalisemad indeksid, mis näiteks järgib tuleva pensionifond, pensioniaktsiafond. Ehk kus on nii arenenud kui arenevad riigid sees. Ehk sisuliselt sellised fondid, Jaapan, USA, Euroopa, nad on veel nüüd veidikene kitsamad, Rootsi on veelgi kitsam, siis on olemas temaatilised, ehk siin on fookuseks jällegi mingi sektor, et nad ei ole nii hajutatud ja üleilmne mõju jätkusuutlikust tuuma ja roheline fond on siin olemas valikus, mis siis investeerib. Praegu vaatame jällegi üle kogu maailma arenenud riikides, arenevates Aasias ka, et selles mõttes ka üsna hajutatud, suuremad investeeringud. Vot selline tumeroheline fond. Tumeroheline tähendab seda, et nende ettevõtete mõju on positiivne ja nagu ma rääkisin, MSCI All Country World Index on sisuliselt see indeks, mida järgib näiteks tuleva aktsiafond, mis on laiapõhjaline, arenenud ja arenevates riikides. Ehk sisuliselt see on üks põhimõte, mida rakendatakse, et kui sa tegelikult nagu ei tea, mis fondi või mis sektorit, mis turgu sa pead eelistama, siis on võimalik hajutada võimalikult globaalselt, aga see on siis lisaks jätkusuutlike põhimõtteid järgiv fond ja investeeringud on jätkusuutlikud. Nii, ja siis ma kohe sisenen selleks, et vaataks koos läbi, kuidas see seadistust saab ära teha. Aga see käib
selle regulaarse investeerimise kaudu. Ja kohe järgin ekraani. Nii, ja üks küsimus tuli vahepeal seoses roburfondidega. Küsimus on selline, et kui mingi roburfond on võetud ja püsikorraldus on tehtud, aga mingi hetk tuleb mõte, et mõni teine roburifond oleks mõistlikum, kuidas ühest teise liikumine? Ongi, et ühe fondi osakud nüüd maha, teenustasu ei rakendu, lihtsalt ostad teise fondi osakud. Et absoluutselt ei ole mingisugust probleeme. Et see peaks olema väga lihtne. Nii, ja sisuliselt, kuidas see automaatse investeerimise seadistamine käib, ongi see, et vajutad fondidesse investeerimine, automaatne investeerimine, paned püsikorralduse nime, valid selle väärtpaberikonto, mis peab olema seotud investeerimiskontoga. Siin tuleb tähelepanelik olla. Valin investeeritavad summad, ma võin isegi vaadata või panna iga-aastast kasvu. Minimaalne kontojääk tähendabki seda, et kui näiteks kontol jääb alla 10 euro, no siis viimased 10 eurot keegi ei võta mult, siis panen investeerimise sageduse, investeerimise kuupäeva, no ja võin valida siin need roburfondide ja teiste fondide seas, et kuhu siis seda raha paigutatakse. Ehk no, lihtsalt suvalise, jällegi kõik näited ei ole investeerimissoovitus. No ongi, nii lihtne ongi. Et selle alusel sisuliselt regulaarset investeerimist sinu eest ära tehakse ja mul siin regulaarset investeerimise osas käib väike eksperiment, kes jälgib mind Instagramis, siis see 10 eurot nädalas portfell tegelikult mul käibki Swedbank roburfondide abil ja võibki vaadata minu portfell, ehk sisuliselt mina valisin väga lihtsalt 2 fondi. Üks investeerib arenenud riikide aktsiatesse, teine on siis arenevate riikide aktsiatesse. Panin 90% ja 10% ja automaatselt minu eest investeerib ja kõigub, et hetkel arenevate riikide aktsiad olid miinuses kahjuks. Sest Hiinas on väärtpaberid veel hetkel miinuses. Näitan teile kasulikkuse aruanne. Väike miinus on sees, aga samas arenenud riikide aktsiad, sealhulgas USA aktsiad on väga kõvasti kasvanud. Et kui ma näiteks tahan fondi maha müüa, siis ongi, müün maha, ma võingi kõik osakuid maha müüa ja siis selle asemel midagi muud meelepärast võtma. Ja siin, jah, vahetus saab ka teha. Et sisuliselt kõik kanne näiteks teise fondi. Juhul, kui ma ei taha rahas seda välja võtta, vaid reaalselt tahangi kogu summad üle kanda lihtsalt teise fondi. Nii et asi on väga lihtne, teenustasusid ei tohiks sellel rakenduda, nii et väga mugav lahendus. Ainult roburfondide puhul tasub arvestada seda, et kui ma hakkan deklareerima investeerimiskontot, siis kahjuks võrreldes LHV kasvukontoga ja LHV-s, ütleme niimoodi, on investeerimiskonto deklareerida palju kergem, sellepärast, et LHV-s on sisuliselt, ta annab sulle aruannet lihtsalt ette. Et tal on nagu kõik linnukesed seal pandud, sul on sisuliselt vaja vaid üks nuppu vajutada. Swedbankis aga sa pead ise nagu valima, et seda ma deklareerin, seda ma ei deklareeri, et selline veikene käsitöö tuleb teha. Nii, ja nüüd vaatame läbi LHV kasvukonto võimalust ja LHV.ee vaatame enne, mis fonde nad pakuvad. Nii, LHV-s, nagu ma mainisin, siis
nüüd nad reklaamivad jällegi seda rohelisust, et see jätkusuutliku investeerimise teema tuleb nagu sisse, sest see on Euroopa Liidu poolt nõutud. Kasvukonto alt enne tasub tutvuda kindlasti fondide valikuga ja sisuliselt, no, mis ma saan vaadata, esiteks ma võin globaalseid fonde kohe valida, tuleb arvestada seda, et nad pakuvad 2 maailma aktsiafondi. Tegelikult see LHV oma, ta on fondi kulukuse määr on lausa üle 2%, ehk ta on aktiivselt juhitud fond. Maailma ettevõtted on oluliselt väiksema fondi kulukuse määraga ja see on ETF, ehk ta investeerib arenenud ja arenevate riikidesse. Kui ma tahan selle fondi kohta rohkem teada saada ja seda tegelikult peakski tahtma teha, on ju vaadata, mis see tootlus on minevikus olnud ja millesse ta investeerib, siis tuleb vajutada selle lisainfo peale ja lisainfo viib meil fondi ehk selle ETF-i kodulehele. Siin kahjuks kõik informatsioon on ingliskeelne, aga tasub vaadata. No number 1, mis mind huvitab, millesse ta investeerib, on ju seda, ma hakkan siin otsima passiivselt juhitud fond, investeerib suur ja keskmise suurusega ettevõtetesse arenenud ja arenevatest riikidest. See on selge. Umbes 3900 aktsiat 50 riigist, ehk sisuliselt nagu väga hajutatud fond. No mis mind võib veel huvitada, mis on top 10? No, maailma suurimad ettevõtted on hetkel meil Ameerika ettevõtted. Milline on jaotus riikide vahel? Ja siin me näeme seda, et kuna fond on suurema hajutatusega, siin on arenevaid riike, näiteks Hiina on siin juba sees ja USA-d on siin veidikene vähem. Kui ma tahan vaadata tootlust, siis performance on see, mis mind huvitab. Ja tootluse poolest ma tahaks vaadata tegelikult annualiseeritud tootlust. Ma lähen, leian seda, kus? Average annual ehk keskmine aasta tootlus. Ehk sisuliselt ma võin vaadata aastate lõikes, ühel aastal oli +14, +20, teisel aastal oli -11, väga erinev tootlus. Aga keskmiselt, kui mina investeerin näiteks 10 aastaks, 5 aastaks, siis ma tahan teada, et kui palju see kasv on olnud viimase näiteks 5 aasta jooksul ja 10 aasta jooksul. No siin ütleme niimoodi, et see fond oli asutatud vähem kui 10 aastat tagasi, 10 aasta keskmist nad ei ole arvutanud, aga ma võin vaadata, et see indeks, see benchmark tähendab indeks. Indeksi tootlust viimase 10 aasta jooksul olnud keskmiselt 11% aastas. Ehk sisuliselt see fond tegelikult, juhul kui ta oleks varem asutatud, annaks samad tootlust. Ja mida ma võin veel vaadata, kuidas ta kasvab, võin vaadata teema langust, no -30% umbes ta langes siin. Fond on noor, et selles mõttes siin väga pikad minevikku ei ole, aga ma ise tean või saan vaadata internetist juba otsida seda indeksit, kui ma tahan väga sügavalt analüüsi teha, siis ma hakkan otsima seda indeksit, et vaatan, mis indeksiga on minevikus näiteks toimunud, et aru saada, kui palju näiteks langus on minevikus. Aga enamasti need laiapõhjalised indeksid, kus sees on suure osakaaluga USA, umbes 40 või -50, -40% on langenud kriiside ajal. Nii, ja kasvukonto käib, ma saan avada seda siin, ehk sisuliselt kui ma võin avada isegi teine kasvukonto, ehk sisuliselt ei ole keelatud, et ma saan mitu kasvukontot ka teha. Mis ta küsib, ongi see, et mis fondi ma tahan investeerida, seda fondi tuleb enne mul endale selgeks valida. List on siin üsna pikk, on ju, aga VVRL, see oli kõige laiapõhjalisem fond. No ja siis ma panen lihtsalt osakaalud. No, kas see on üks strateegia, mida kasutatakse, et lihtsalt laiapõhjalisse fondi panna kõik. Muidu vaatame veel, neil oli üks jätkusuutlik valik. Jätkusuutlik areng. Nii, neid olid üks heleroheline fond, mis on jätkusuutliku kriteeriumi screening. Põhimõtteliselt nagu
halba jätkusuutlikkusega ettevõtted on sealt välistatud. Siis puhtenergia tootjad ja elektriautod. Ehk selline, no need on juba nagu üsna spetsiifilised, ehk elektriautod tegelikult hõlmab ainult üht sektorit ja puhtenergia tootjad hõlmab ka ainult üht sektorit. Seega enne fondi valikut kindlasti tasub vaadata, mis minevikus on tootlusega juhtunud. Aga sisuliselt nii lihtne see ongi, et selles mõttes valin lihtsalt fondi ja vajutan edasi ja kui mul näiteks ei ole väärtpaberikontot avatud, siis ta kohe mul lööb seda ette, et palun sõlmi. Et ise tegelikult ainus kõige keerulisem asi ongi välja mõelda, et mis fondi ma soovin investeerida. Ja see on tegelikult number üks asi, millesse tuleb keskenduda ja millele tuleb kõige suuremat rõhku panna. Et sisuliselt panna paika enda strateegia, millesse ma soovin investeerida. Ja Grundfini puhul on jällegi, tuleb vastata ainult küsimustele ja strateegia pannakse paika sinu eest automaatselt, ehk fondi valik tehakse sinu eest, et seal on kõige lihtsam. Nii et see oli minu poolt kõik, mis tahtsin täna teile näidata ja kuvada ja rääkida. Kui teil on küsimusi, siis ma vaatan meie chati aknakese. Üks küsimus tuli, kas sa saaksid tuua välja ka laste nimel investeerimise osas erisusi, kulud või maksustamine? Nii, laste nimel investeerimisega on niimoodi, et ma saan investeerida laste nimel nii selles Grünfinis, Swedbankis, LHV-s, sisuliselt ma saan avada lapse kontol ja tema nimel investeerida. Et kui me räägime investeerimisest lapse jaoks, siis tasub eristada ja number üks tegelikult, mida tasub enda jaoks otsustada, kas ma tahan enda nimel investeerida või lapse nimel. Kui ma investeerin lapse nime alt, siis see tähendab seda, et ma kannan isiklikku raha enda kontolt lapse kontole ja sealt investeerin. Ma ei tohi neid investeeringut maha müüa ja endale raha tagasi kanda. Et selleks on vaja kohtuluba. Ja juhul kui, või mitte juhul kui, vaid kui laps saab 18-aastaseks, siis tegelikult, kui ma olen investeerinud tema konto alt, see on tema konto, tema nimel, siis temal on absoluutselt õigus selle rahaga ja investeeringutega teha ja käituda nii, nagu ta tahab. Ehk siin on see küsimus, kui hästi mul on temale rahatarkust õpetanud, et kas ta jätkab kogumist või müüb maha. Ja kui ma investeerin tema nimel, siis enda kontolt kannan raha tema kontole ja siis investeerin ära. Maha müüa investeeringuid ja enda raha tagasi kanda ametlikult ei ole lubatud. Lapsele ma saan lapse investeerimisele või lapse nimel investeerimiseks kasutada investeerimiskontot. Sisuliselt siis ma pean vaatama, et ma deklareerin need investeeringud või seda kontot, mille alt ma investeerin, mis on lapse konto, et ma deklareerin seda lapse deklaratsioonis investeerimiskontona. Ja ma pean seda iga aasta tegema ja seda ei tasu unustada. Sest kui sa unustad, siis investeerimiskontot ei kasuta, siis hiljem, kui laps need investeeringud maha müüb, kohe tulumaksu tasuma. Ja kulude poolest, kulud, mis ma ütleks, Grünfinis olid jällegi igakuine tasu, välja arvatud, kui portfell on alla 1000 euro, siis see tasu ei rakendu. Ja lisaks jätkuvalt, et kui tootlus ületab 8% aastas, siis Grünfin võtab sellest ületavast osast 15% endale tasuks. Siis LHV-s kuni 26 aastastele oli ilma haldustasuta. Aga ostul rakendub 1%, nagu tavaliselt, ja müügil rakendub 9 eurot, nagu tavaliselt. Ja Swedbank Robur fondil lastele on absoluutselt samad tingimused kulude osas, et ostu-müügitasusid ei ole ja lihtsalt fond võtab jooksvaid tasusid. Et kulude poole pealt väga palju või üldse erisusi ei ole ainult LHV kasukontol, aga maksustamise ja just selle raha kandmise osas on erisusi, mis tulevad siis seadustest. Nii, veel küsimusi? Vaatan chati, kui küsimusi hetkel ei ole, siis alati saab küsimusi meili peale saata.
Nii, paistab, et rohkem küsimusi ei ole. Kui küsimusi ei ole, siis ma tänan teid tähelepanu eest ja soovin teile head tootlust, head investeerimist ja head valikuid.